Minu nimi on Maire Milder, töötan Baltikas juba üle 20 aasta. Olen tippjuhina töötanud siin hästi palju erinevatel ametikohtadel, juhtides erinevaid valdkondi, kas turundust, kaubandust, kontseptsioonide arendusi, poekeskkonna arendusi. Ülioluline juhi puhul on, kuidas ta nagu inimestega töötab ja juhi puhul on ülioluline, kuidas ta iseenda arenguga töötab. Et need kaks asja minu jaoks on alati väga olulised juhi puhul, et kes sa oled ise ja kuidas sa oskad oma meeskonnaga tööd teha. Ma arvan, et igas organisatsioonis on alati ülioluline mõista, tajuda ja tunnetada, mis see probleem on, kuidas see probleem organisatsiooni tekib ja tippjuhi puhul on tegelikult võimalik aru saada, et mis selle probleemi siis tegelikult on tekitanud. Kas need on tekitanud inimesed? Kas need on tekitatud protsesside poolt? Kuidas organisatsioon töötab või toimib? Või kas need on sõna otseses tekitatud nagu juhtimisprobleemid? Kõigepealt on kõige olulisem aru saada, mis probleemiga on tegemist. Ja järgmiseks, et miks ta on nagu tekkinud. Ja tegelikult, kui nendele kahele küsimusele me oleme suutnud nagu vastata, mis ta on ja miks ta on tekkinud, siis me saaksime nagu minna nagu lahenduse juurde. Mida ma olen teinekord kogenud noorte juhtide puhul, et nad märkavad, et on probleem ja hakkavad kohe probleemi lahendama. Tegelikult nagu aru saamata, miks ta oli tekkinud, sest et lahendusi võib olla väga mitmeid. Ei pruugi olla ainult üks lahendus, üks ja ainus lahendus. Kui nüüd küsida, et mis see probleem siis on, siis tegelikult, nagu ma ütlesin, probleeme võivad tekitada ja ennekõike ta võibki tekkida nagu valesti juhitud, valesti antud lähteülesande puhul. See tähendab, et öeldi, et tee seda, aga tegelikult ei antud korrektne kõiki aspekte arvesse võetes nagu sisend partnerile või siis kolleegile ja seetõttu kolleeg pakkus välja vale lahenduse. Nii et ma arvan, et ülioluline on nagu tegelikult protsessis aru saada, missugused on erinevad etapid, et vältida probleemi ja tegelikult, et parimaid lahendusi nagu pakkuda. Juhid peavad kasvama ja arenema koos organisatsiooniga. Ja teinekord me juhtidena põeme sellist minu silmist nagu juhi haigust, et on olemas ainult üks kõige targem inimene ja see olen mina ise. Ja kui küsida, et kas ma olen märganud, siis ma tean, et mul on endal olnud sellised hetki, kus ma nagu võib-olla ei ole piisavalt hea tiimi kuulaja. Ma juba pakun liiga kiiresti lahendusi välja. See tähendab, ma löön nagu selle organisatsiooni lukku parimate lahenduste leidmiseks. Ja tihtipeale, kui ka juht, keda nagu väga austatakse, pakub lahendust, siis ma olen märganud, et inimesed nagu enam rohkem enda ideid ei paku, mõeldes, et mis see minu idee maksab. Nagu juhina esiteks tuleks nagu kõige viimasena lahendust pakkuda, kui üldse pakkuda ja tegelikult on ülihea, kui sa mingil hetkel saad nagu distantseeruda, et sa ei ole nagu lahenduste tekkimise protsessis, vaid sa pigem oled hiljem sellise tagasisidestamise või hinnangu andmise protsessis, et see töötab, see ei tööta ja alati ka sellel puhul peaks olema, et miks asi töötab või miks see nagu ei tööta, et lihtsalt kui öelda kolleegile, et kuule, et see ei ole nii, see peab olema hoopis teisiti. Et see tegelikult esiteks ei aita inimesele areneda ja ei aita ka mõista, kuidas paremini panustada. Ütleme, et organisatsioonid muutuvad, inimesed tulevad uued kolleegid ja mingil perioodil ma andsin ühe kolleegile ülesande, mille ta ei olnud päris üks-ühele kompetentsi. Ja tegelikult inimene väga püüdis, tahtis seda nagu teha, aga samas mulle tundus, et kõik nagu peaks nagu toimima ja hiljem selgus, et tegelikult ei toiminud, inimene kannatas, asjad jäid tegemata ja ma nagu ei märganud õigel ajal ka seda, et ta ei ole suuteline seda nagu tegema. Et selle koha pealt ma nagu tooksin just sellised, et tegelikult peaks olema alati sellises organisatsioonis nagu avatud suhe, et esiteks sa peaksid aru saama, millist ülesannet sa palud kolleegil täita ja kas tal on selleks kompetents, kas teadmiste või tehniliste oskuste kompetents, kui ei ole, siis mida tal on vaja arendada. Kui sa töötad oma tiimiga või töötad just nimelt oma tiimiga, oma meeskonnaga, siis tegelikult esimene suhtumine või selle mindseti või hoiakute kujundamine on tegelikult
grupi liidril või siis grupi juhil ülioluline, et ta suudaks üleüldse tekitada meeskonnas usaldusliku õhkkonna. Et sellise õhkkonna, kus tegelikult kõik tahaksid kaasa rääkida, kõik tahaksid nagu osa olla, nii et see usalduslikkus või omavaheline usaldussuhe on minu arust suhtumise üks hästi oluline moment. Teiseks ma tooksin juurde on selline igaüks tahab teada, kus on minu päike, kuidas mina saan panustada, sest et ja see tähendab sedasi inimese panustamine. Sa pead tegelikult tekitama sellise tunde ja arusaama, et tegelikult meil kõigil on võimalik panustada, kõik peaksid panustama ja kõigi panus on väärtuslik. Suhtumine on see, et selline lahenduste otsimine. Miks ma panen just nimelt sõnale otsimine? See tähendab, et ei pruugi olla ühte lahendust, võib olla mitu lahendust. Ja tegelikult küsimus on see, et kui pakutakse mitut lahendust välja, see tekitab sellise avatuse või et kõik on nagu võimalik ja siis vaatame, milline see kõige parem on. See tähendab, et see peab tekkida mina näen sellist loomingulist keskkonda või sa ei tohi nagu inimestele tekitada liiga konkreetseid piire, et ainult nii on võimalik. Et seda lahenduste otsimine, see on siis nagu avatus. Ja suhtumisel peaks olema, et ei tohiks karta eksida, et ei tohiks nagu ette karta, et äkki ma eksin, et ei tohi karta eksida. Ja tegelikult ei tohi karta eksida on ka see, et kui sa kardad seda, siis sa tegelikult ei ole suuteline pakkuma erinevaid lahendusi. Ja tegelikult, kui usalduslikku õhkkonda ei ole ja inimene ei taju, et tema panustamine on oluline, siis ta tegelikult kardab järjest rohkem eksida. Et tegelikult need asjad on nagu hästi omavahel nagu seotud. Ja minu inimesi on ka ülioluline on kolleegide tunnustamine. Nende märkamine. Ükstapuha, kas on siis pisike asi või suur asi, et iga pisikesest asjast kasvab suur asi, aga iga inimene või iga tiimi liige tuleks nagu märgata tema seda panust ja siis nagu anda talle seda tagasisidet, et ma arvan, et me kõik vajame tunnustust.